Sõjamõtted sajab, lõpmata sajab. Ammus ootasime vihma, aga ei tulnud. Kõrvetas viljad põllul, nüüd aga kõrki ei saa kuiva heina. Heinamaad seisavad loos, kuid nad ei lõhna. Nukud ja küünid annavad koppinud haisu, mets seisab läbi päeva, tilkes ja männik oleks nagu kaotanud nina kõdistava vaigu. Igav ja kurb. Imelik. Mineval aastal võttis põud, tänavu tüütab sadu. Ilm on arust ära. Vanaisa on ohjad poiste kätte andnud, lausuvad vanad mehed. Õhustik on tasakaalu kaotanud, on saanud mingisuguse valdava ainumõtte orjaks. Ilmastik satub tujudesse, nagu oleksid alatasa aprillipäevad ja loodused tujud hakkavad inimestesse. Nad saavad pahaseks ja närvilikuks, näevad igal pool ainult vaenlasi, hävitajaid. Inimesed on pattu teinud, inimesed on kurjad, seletavad vagad ja seepärast nuhtleb neid Jumal. Inimesed hakkavad ise endid nuhtlema, oma vitsad peksavad kõige valusamini. Nad kuulutavad sõda, nad panevad ratsa ja jalamehed liikuma ja suurtükimees, nagu lõbusas leses lõbusas talupojas lauldakse. Sõda algab maal ja merel, varsti aga poetakse maa ja vee alla ja tõeks näib saavad Saksa sotsiaaldemokraatide pilkelause Saksamaa tulevik on vee all. Aga juba kostab hääli. Võitjad asuvad õhus. Vels ütles, ehitage 10 000 aeroplaani. Miks mitte rohkem? Ehitagem 100 000 aeroplaani ja hävitagem Saksamaa Reini-äärne tööstus ühe hoobiga. Krupp on kangelane. Tehke, et temast ainult muinasjutt järele jääb. Sõda muutub üleüldse muinaslooks. Mõtelge, mis oleks, kui liitlased ka suure hoolega kihtiste gaaside vabrikuid hakkaksid ehitama. Terve võitluse rind tuleb kihtiste gaaside anumatega ehtida ja gaaside jõud peaks vähemalt 10-kordseks tõstetama. Sakslase gaasid ulatuvad 30 versta taha, aga ehk leitakse gaasid ja abinõud, millega 100 verstade taga hävitustööd tehakse. Ja meie oleme ju küllalt haritud, meil on küllalt kultuuri, et gaasidega mitte ainult inimesi ja hobuseid kihtitada, vaid ka kõike, mis elab ja liigub, me võime pühkida maakeralt kõik orgaanilise. Kui palju saaks nõnda kallist vanavara, kui palju leiaksid kord geoloogid ja kõiksugused loodusteaduse istid oma õppearvamistele väärtuslist tõestust. Turgatab meelde kisa, mis kostis kogu ilmas mõne ehituse, mõne pildi pärast, sest need olid vanad. Nii vanad. Me salalikud, me silmakirjalikud. Igal pool paistaks nagu päris Eesti kultuur. Ainult vana on auväärt, ainult vanadus on väärtumata tõestus, ainult vanavaral on tõsine kultuuriväärtus. Kui keelt sepitsetakse, siis ühissoome aega. Kui usku kodumaasse turgutatakse, siis halli tundmata minevikku. Vaadake, missugused mehed meie kord olime. Ja, meie esiisad päässid vististi kord kaagutamisega Rooma. Me nutame, õhkame, karjume mineviku pärast, aga olevik on ainult purustamise väärt. Meie hoiame minevikku ja unistame, ihaldame tulevikku, ehitades tema pärast palvekodasid, kloostreid, templeid. Me valame pisaraid mõne hauasamba pärast, me nuuksume mõne hävitatud vareme tolmus, aga elavad jätavad meid külmaks.
elavad hingelised kasvajad, hõilmitsejad, teie pärast karjun ma, hävitatagu, hauasambad pööratagu, põhjani ümber sammaldunud varemed, aga teie, mu sinisilmad, mu siniõilmed, jääge puutumata. Kuid inimeste üle on ikka surnud valitsenud. Surnud on ikka elavatele seadusi kirjutanud, surnud inimesed, surnud jumalad. Elagu surnud, kostab ühest ilmaotsast teise igavesest ajast igavesti. Ainult sõda suudab selgesti näidata, kui palju meie kultuuris on mäda, hingetut, surnud, olematut. Mitte asjata ei pimesta silmi kassi kuld ja mitte asjata ei murta pead, kuidas loomupäraselt võltsida kalliskive. Võltsi, siis oled kultuuriline. Otsekohesus tähendab harimatust, tähendab maamehe kohtlust. Ja kohtlases meeles arvan ma, kui sõda pidada, siis peab teda juba põhjani pidama, peab tarvitusele võtma viimase võimaluse, viimase abinõu. Ainult nõnda võiks ehk sõja tagajärjeks olla hirm sõja eest. Aga ma kardan siiski, iga uus sõda on ainult kool, kus me õpime, mida veel ei oska, mis meil puudub. Sõja sügavamaid põhjusi otsitakse majandusest. Aga kuidas võiksime sellest põhjusest lahti saada? Mul on vähe usku tuleviku riigesse maal kui ka õhu vallas. Eetri virvenduses. Ikka arvan ma korduvat inimeste seas. Inimene on inimese hunt ja huntide vallas. Hunt on hundi inimene, hing ning inimene on arukam murjate riigist. Ma ei usu, et selles küll on, mis meie vendade hävitamiseks korda oleme saatnud. Ei, veel palju võimalusi jääb täienemiseks. Me ujume alles halvaste vee all ja õhus lendamiseks oleme üsna nõrgakesed. Meie paremadki pikksilmad ei näe küllalt kaugele ja vaenlase mõtteid loeme ainult salakuulamise kaudu. Ausad riigimehed töötavad ainult alatute isamaa äraandjate abil ja ükski ei tõrgu neile sellepärast kätt andmast. Me saime esmalt teateid traadi kaudu, nüüd õhuvirvendustest, mida aparaadi nõksatus sünnitab. Aga kas ei jõuame viimaks nii kaugele, et kõik aparaadid kaovad peale ühe? Meie peaaju. Sealt läheb mõte välja ja sünnitab eetri vallas virvenduse ning teised peaajud võtavad laienevate virvenduste kaudu tekkinud mõtte vastu. Nõnda teaksime kõik, mis ilmas sünnib ja me loeksime oma vaenlaste salajamad tahtmised. Aga siis vististi surevad inimesed nagu kõik teadjad jumalatki enne meid. Ainult teadvusetu, teadmatu on igavene. Meie suurtükid lasevad juba kaunis kaugele, aga nad võiksid ju veel kaugemale lasta. Nende kuulid lõhkevad ainult üks kord maha langedes ja pilluvad sisekuulisid laiali. Aga miks ei lõhke ka need omakorda ja miks ei jaga nad armuta hävitust? Lõhkeainad teevad õige mõnusat purustustööd, aga nad võiksid veel palju kangemad olla. Tõepoolest, kui me kord Marsile võime kolida, siis laseksime hea meelega neetud maakera ühe hoobiga puruks, kui me oma vastastest muidu jagu ei saa. Ehk mis tarvis aega viita inimeste, külade ja linnade hävitamisega, kui kõik korraga lõpeb jalgaluse õhku hüppamisega. Seda pidu ja põlve, seda lusti ja rõõmu, aga süda on raske elava pärast ja meel nukker õilmitsejate keskel. Mäletan, et ainest räägiti, mis plahvatades kõik tõsiseks teeb. Uted jäävad klaasitud silmil hoinaste otsa vahtima ja soldatid jõllitavad ülemustele pärani pilgul. Lilled unustavad lõhnamise ja lapse ambutu suu ei kisu enam emarinnas piima. Hunt jätab kihvad, lahinguvälja raisan niuatesse ja kotkas seisab nokkapidi surnu silmas. See on igavene oma ilu pärast. See muinaslugu oma meeletuses. Ainult sõda oskab nõnda meeletult nalja heita.
aga ikka pole veel lõõg täis, ütleb maamees. Ikka veel pole ots ligi, korrab vaga ettekuulutaja. Aga mida ootate, mida tahate veel? Taevad peavad kõikuma, maa peab tudisema, ilmasambad tuikuma. Siis tuleb ots, siis hakkab lõpp paistma. Ah teie maamehed, ah teie vagad ettekuulutajad. Eks ei olnud mullu põud ja eks ei mäända teid tänavu vihm, mida tahate teie veel. Eks ei tõuse riik riigi, rahvas rahva vastu ja eks ei põru maapind 10 verstade taga, kui sumadanid lendavad. Eks ei kõiguta sepaliinid õhku pilvede taga ja eks ei tõenda sakslased, et nad ainult oma rahvast, oma kultuuri hävitamise eest kaitstes teisi hävitavad ühes nende kultuuriga. Ja ikka veel ootate teie raskeusklikud toomad. Ennem tahate, et teie ettekuulutused täide läheksid, kui et teie kõigepealt usuksite. Aga mind ei huvita mingisugused ettekuulutused ega nende täideminekud. Kõik ettekuulutused on tagantjärele õiged. Mina usun kõigega, mis minus on, et jälle ilusaid päevi tuleb, kus niidud värskest loost lõhnavad, lilled õilmitsevad ja männik magusa vaigu templiks saab. Ma usun laste naeru ja lindude laulu ja ma usun meeste hõiskamist, nagu oleksid nad täis magusat viina. Ma usun isegi, et me surnutele korralt nende käsud ja seadused üles ütleme ja et me ühe hukkunud elava pärast rohkem kurvastame, kui mõne sammaldunud vareme või liutunud pildi pärast. Ma usun õnnelikke aegu, kus jumalad meie peale kadedaks saavad ja kus inglid taevast põgenevad, et inimeste seltsis elada. Ma usun, sest ma ihkan. Anton Hansen Tammsaare, aastal 1915.